Nad ütlesid, et A10 on aegunud. See polnud varglennuk, see oli liiga vana. See ei saanud olla vahend kaasaegses sõjapidamises. Üks Iraani relvarühmitus sai just teada, et kogu see jutt on jama ja nad said sellest teada valusal moel. A10 lendas üle nende peade ja kogu relvarühmitus nägi seda tulemas. Siis nad kuulsid ja said aru, et neil pole midagi teha. See on A10 Armageddon, sest USA õhujõudude vana truu tõi Iraanile puhta hävingu. Seekord ei tabanud USA A10 Warthog sihtmärki Iraanis, vaid ründas Iraaki. 25. märtsil lendas A10 Iraagi Al-Anbari provintsi, et korraldada laastav rünnak Habaniya baasile selles riigis. See baas asub umbes 50 miili kaugusel Bagdadist ning seal viibivad Iraagi sõjaväelased. Aga oota korraks. USA on sõjas Iraaniga, mitte Iraagiga. Miks siis A10 Iraagi piiri ületab? Noh, vastus peitub 3 sõnas. Rahva mobilisatsioonijõud ehk BMF. See on Iraani toetatud relvarühmitus, mis liitus Iraagi sõjaväelastega baasis, mida USA just ründas, ja Ameerika A10 on nad just kaardilt pühkinud. Rünnakust on juba ilmunud kaadreid ja need pakuvad huvitava vaate A10 tegevuses. Me näeme USA sõjalennukit lendamas kõrgel, sihtmärgiks olnud baasi kohal ja mõneks sekundiks tundub peaaegu, et A10 lihtsalt lendab rahulikult. Siis kuuleme iseloomulikku brrr. See on A10, mis tulistab baasi pihta 10 laske oma 30 mm GAU-8 Avengeri kahurist. Ja sellest ühest tulevalangust piisas. Selle põhjal, mida oleme kaadrites näinud, tundub, et A10 teeb kõrgnurgaga rünnakut, arvestades, kuidas seda taevas näha on. Ja see ei ole madala nurga alt tehtud rünnak. A10 ei ole maapinnale lähedal. See ütleb meile, et Iraagi relvarühmituse baasil on tõenäoliselt kaasaskantavad õhutõrjesüsteemid ehk manpasid ning A10 pidi jääma kõrgele, et need ei kujutaks ohtu. Kõrge nurga alt lähenemine töötas, A10 tulistas oma lasud välja ja Iraani relvarühmitus hävitati täielikult. Iraani BMF-i väed üritasid reageerida õhus rippuvale hirmuäratavale ohule ning X-is jagatud videotes on näha, kuidas nad veeretasid välja Zu-23-2 automaatkahuri, et meeleheitlikult proovida A10 alla tulistada enne, kui see jõuab oma ülesande täita. See on üks õhutõrjesüsteemidest, kuid vaevalt on see parim valik USA ründelennuki vastu tegutsemiseks. Zu-23-2 on nõukogude ajast pärit järelveetav õhutõrjekahur ning kui me ütleme nõukogude aeg, siis peame silmas väga varajast perioodi nõukogude sõjatööstuses. See on kahur, mis projekteeriti 1950-ndate lõpus ning see suudab pakkuda ainult madala kõrgusega õhukaitset. Omal ajal oli see üks maailma kõige laialdasemalt kasutatud õhutõrjesüsteeme. Kuid tänapäeval ei suuda Zu-23-2-le paigaldatud 2 toruga 23 mm kahurid toime tulla kaasaegsete lennukitega. Muidugi, A10 ei ole just eriti kaasaegne, sest selle pensionile saatmise kohta on olnud üleskutseid, millest räägime varsti lähemalt. Aga kõik, mida ta tegema pidi, oli kasutada seda kõrge nurga alt ründamise taktikat, millest varem rääkisime, ja sellega oli Habaniya baasi BMF-i jõududega kõik. Julm. See kajas taevas ja need jõud rebiti A10 poolt tükkideks. Iraagi kaitseministeerium on juba kahjustused üksikasjalikult kirjeldanud. Nad on kinnitanud, et A10 rünnak tabas Habaniya baasi insenerihoone meditsiiniüksust, hävitades 2 olulist komponenti, mis olid vajalikud baasi töös hoidmiseks. BMF oleks kindlasti vajanud neid hävitatud meditsiiniüksusi, sest A10 põhjustas ka palju ohvreid. Kaitseministeerium väidab, et 7 Iraagi armee sõdurit on hukkunud ja veel 13 saanud haavata. Pole selge, kas need olid BMF-i liikmed või ametliku Iraagi armee sõdurid, aga see polegi peaaegu oluline. Iraak tõi selle iseenda kaela, andes BMF-ile loa kasutada Habaniya baasi ja nüüd on ta selle eest hinda maksnud. Võib tunduda veidi hullumeelne, et USA on laiendanud operatsiooni Eepiline raev Iraanist väljapoole. Siiski hakkab see mõte loogilisena tunduma, kui mõistad, et USA on nüüd faasis, kus tal on peaaegu täielik õhuülekaal Iraani üle ning ta teeb kõik endast oleneva, et minimeerida ohtu Ameerika vägedele. Need sõdurid tegutsevad endiselt Pärsia lahe piirkonnas, kuid nad on keskendunud Hormusi väina taasavamisele ning Iraani toetatud relvarühmituste lubamine tegutseda teistes riikides tekitab ohu Iraanist väljaspool. Seega peab USA sellele ohule vastu astuma ning just siin võivad asjad operatsioonis Eepiline raev tõsisemaks minna, sest Iraani relvarühmitused pole sõjas veel oma mõju avaldanud. Üks peamisi väljakutseid Iraani vastu võitlemisel on see, et sa ei tegele ainult selle riigi ja selle sõjaväega. Iraan on toetanud relvarühmitusi kogu Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas, et luua käsilasvõitlejate võrgustik, keda saab kasutada oma mõju laiendamiseks ja asümmeetrilisteks rünnakuteks vastuseks, kui Iraan ise satub ohtu. Ja mõnest neist oled sa võib-olla juba kuulnud.
Liibanonis on Hezbollah, mis on aeglaselt püüdnud selle riigi üle kontrolli haarata, kuigi Iisraeli sõda Hamasi vastu Palestiinas on selle tööga probleeme tekitanud, kuna Iisraeli kaitsevägi on samuti erinevatel aegadel Hezbollah'd rünnanud. Hezbollah on praeguses võikluses väga aktiivselt osalenud, kuna ta tulistas rakette Iisraeli keskosa pihta umbes samal ajal, kui tuli uudis A10 rünnakust BMF-i vastu. Muide, Hamas on samuti üks Iraani toetatud relvarühmitustest, nagu ka Jeemenis tegutsevad Houthid, kes veetsid suure osa 2024 aastast ja osa 2025 aastast, muutes Punase mere kaubalaevade jaoks sama ohtlikuks, nagu Iraan muudab praegu Hormuzi väina. Houthid on taas sama tegemise äärel, kuna nad on ähvardanud pärast operatsiooni Eepiline raev Punase mere sulgeda. Nende relvarühmituste kaudu on Iraan aastaid olnud Lähis-Ida kiusaja. Need rühmitused andsid Iraanile võimaluse oma seotust usutavalt eitada. Peaaegu kõik teavad, et neid rahastab Iraani režiim, kuid need relvarühmitused võimaldasid Iraanil rünnakuid korraldada ilma ise otseselt sekkumata. Lisaks laiendasid need Iraani mõjuvõimu teistesse riikidesse, võimaldades tal sisuliselt luua omamoodi käsilaste impeeriumi, mida ta saab vallandada just nii, nagu me praegu näeme, umbes kuu pärast operatsioonide Eepiline raev ja mürisev lövi algust. Jeemen, Liibanon ja Palestiina on kõik nende relvarühmituste mõju all ning nagu näeme BMF-i puhul, on ka osa Iraagist Iraani mõju all. Pole päris täpne nimetada BMF-i üheks relvarühmituseks. BMF on palju ohtlikum, nagu Londoni majandus- ja poliitikateaduste kool välja toob. See ütleb, et BMF on tegelikult katusorganisatsioon, mille all tegutseb 50–70 eraldi relvarühmitust, kes jagavad oma tähelepanu vähemalt 3 erineva üksuse vahel. Iraan on üks neist, kuigi BMF on samuti püüdnud tungida Iraagi sõjaväkke ja kehtestada end eraldi Iraagi riigi haruna sarnaselt sellele, kuidas Islamirevolutsiooni kaardiväe korpus ehk IRGC on seda teinud Iraanis. Nüüd näib tõenäoline, et IRGC on see organisatsioon, mis annab BMF-ile vajaliku rahalise toetuse ning osa sõjalisest jõust. Mis puudutab Iraaki, siis tundub, et meil on BMF-iga armastusvihkamise suhe. Ühelt poolt on BMF-i alla kuuluvad rühmitused olnud vastuolus Iraagi valitsusega, nagu nägime 2024 aasta juulis, kui paar šiiade rahvamobilisatsioonijõudude brigaadi tungisid Iraagi põllumajandusministeeriumisse. Aga teisest küljest on Iraak vastu võtnud seadusi, mis lubavad BMF-il oma territooriumil tegutseda. Ja Washingtoni instituudi andmetel on Iraagi riiklik rahastus sellele rühmitusele kasvanud. Sama väljaanne ütleb, et BMF sai algselt riigi heakskiidu, et võtta Iraagi territoorium islamiriigilt tagasi, mis ongi viinud selle segunemiseni Iraagi valitsusega. Tundub, et Iraagi valitsus valmistas endale ise probleeme, lubades BMF-il oma võimu kasvatada. Aga me mainisime varem, et Iraak tõmbas USA A10 rünnaku enda peale ja see pole selle põhjus. Olukord BMF-iga on eskaleerunud. Enne kui me räägime, kuidas see juhtus, väike kõrvalmärkus. Tuletame meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Ja kui saate kanalilt väärtuslikku teavet, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu, et ei jääks ühestki videost ilma. Nüüd tegi Iraak Habanias vea. Nii väidab ajaleht Times of Israel, mis teatas 24. märtsil, et Iraagi riiklik julgeolekunõukogu andis BMF-ile loa kasutada enesekaitseõigust ja vastata kõigile rünnakutele, mis on suunatud nende positsioonide vastu, ütleb väljaanne. See, mis sisuliselt tähendab rohelist tuld Iraani toetatud BMF-i operatsioonidele Iraagi territooriumil, järgnes varasemale rünnakule BMF-i peakorteri vastu, milles hukkus vähemalt 15 võitlejat ja sai surma üks BMF-i komandör. Päev hiljem ilmusid kaadrid, kus Ameerika A10 Warthog tulistab Habania baasi pihta. Ja päev pärast seda saime teada veel 7 surmast ja 13 vigastatust. Nüüd, nii kummaline kui see ka ei kõla, võib-olla näeme siin USA poolt lihtsalt mõningaid hoiatuslaske. Iraagi valitsus andis BMF-ile loa end kaitsta, mis on viimane näide sellest, kuidas Iraani toetatud relvarühmituste koondis püüab end Iraagi riiklikku struktuuri põimida. USA ei taha, et see juhtuks. Mida rohkem mõju BMF Iraagis saab, seda tõenäolisem on, et see riik võitleb koos Iraaniga operatsioonis Operation Epic Fury. Nii et A10 ja selle 30 mm kahurid võisid anda Iraagile aimu sellest, mis võib juhtuda, kui nad annavad BMF-ile liiga palju võimu. Teise võimalusena ja palju lihtsamalt tahtsid USA-d lihtsalt anda löögi ühele paljudest Iraani relvarühmitustest, mis on kogu Lähis-Idas paiknenud. Ja nad valisid ühe, mis asub riigis, mis on Iraanile piisavalt lähedal, et kujutada ohtu USA vägedele. Lõppude lõpuks on Iraagil väike rannik Pärsia lahe ääres ja tema asukoht Iraanist läänes tähendab, et Iraagis asuvad BMF-i jõud võivad olla võimelised ründama USA vägesid, kes üritavad tegutseda Hormuzi väinas. See ongi algse probleemi tuum. USA püüab takistada olukorra eskaleerumist Hormuzi väinas.
Iraan on püüdnud seda olulist veeteed sulgeda alates operatsiooni Epic Fury algusest. See on sellega üsna hästi hakkama saanud. ÜRO andmetel on umbes 20 000 kaubalaeva nüüd Hormuzi väina taga lõksus. Iraan on kasutanud kogu oma arsenali, droonidest ja laevavastastest rakettidest kuni relvade ja lõhkeainetega täidetud kiirpaatideni, et muuta see väin liiga ohtlikuks ületamiseks. Iraan on siiski lubanud mõningaid laevu läbi, kuid annab läbipääsu ainult neile, mida ta määratleb mittevaenulike laevadena, ehk siis neile, mis ei osale ega toeta agressiivseid tegusid Iraani vastu. Laevad, millel on mingidki sidemed USA-ga, on blokaadis ja mõnel juhul ka rünnatud. Ja sama kehtib ka kaubalaevade kohta, mis sõidavad nende riikide lippude all, kellel on isegi väike positiivne suhe USA-ga. Iraan ütleb sisuliselt, et iga kaubalaev riigist, mis ei ole Iraani otsene ja entusiastlik liitlane, on ohus. Ja see on tõsine probleem USA jaoks, eriti kui nad näevad operatsioon Epic Fury't pikaajalise kampaaniana, mille eesmärk on Iraani režiimi võimult eemaldamine. Rahu Achal mängib Hormuzi väin olulist rolli maailma nafta- ja gaasitööstuses. BBC andmetel läbib igal aastal umbes 20% maailma naftast ja veeldatud maagaasist just seda ühte veeteed. Selle sulgemine on põhjustanud nendes tööstusharudes tohutuid hinnašokke ja just siin näeme, kuidas Iraan mängib välja oma ainsa suure trumbi, mis tal USA vastu on. Isegi kui Iraani sõjaline infrastruktuur maal on purustatud, suudab ta ikkagi relvi, eriti oma kiirpaate, kasutada, et Hormuzi väin sulgeda. Neid kiirpaate on raske tõrjuda. Need on sageli lihtsalt kiirpaadid, mis on relvadega varustatud, mis tähendab, et nad on piisavalt kiired ja võimsad, et jõuda kaubalaevadeni ja neid kahjustada. Kui nad on tabamusi andnud, kaovad nad kiiresti tagasi peitu. Praegu ei kasuta keegi neid kiirpaate USA sõjalaevade ründamiseks, kuid see polegi peamine. Iraan suudab varjata väikeseid sadamaid üle kogu Hormuzi väina ranniku ning on kasutanud neid sadamaid oma kiirpaatide vallapäästmiseks, mis viib asümmeetrilise blokaadini. See on edukas, sest ükski kaubalaeva kapten ei taha riskida sõitmisega, kui need paadid on läheduses. Nick Brown ettevõttest Chain, mis on kaitseluurefirma, ütleb BBC-le, et Iraan võiks teoreetiliselt sellist ohtu määramatult kaua üleval hoida. Iraani väed on väga kogenud peibutamise, maskeerimise ja petutaktikate kasutamises. Browni sõnul saab paljusid nende väiksemaid relvi peita tarbesõidukitesse, peita hoonetesse ja hoida silma alt ära Iraani pikal rannikul. BMF-i kaasamine, mis tegutseb Iraagist, on viimane asi, mida USA tahaks lubada juhtuda. Tõsi, Iraagi Pärsia lahe rannik on vaid 58 kilomeetrit ehk umbes 36 miili pikk. Aga see asub Pärsia lahe põhjaosas, mis tähendab, et USA peab sinna jõudmiseks mööduma Hormuzi väinast. Ja see on veel ilma arvestamata võimalust, et BMF võiks hakata Iraagi territooriumilt droone ja laevavastaseid rakette välja laskma, et tabada laevu Hormuzi väinas. Nii et A10 õhkutõus Iraagis ei seisnenud ainult BMF-i baasi hävitamises. See oli ka selleks, et anda Iraanile teada, et USA on valmis tegelema Iraani toetatud jõududega, eriti kui neil on võimalus kujutada ohtu Hormuzi väinas. Nüüd, jäädes selle väina juurde korraks, kas soovid arvata, milline USA lennuk on sinna väina saadetud, et seista vastu sellele, mida Human Rights Watch nimetab Iraani sõjakuriteoks, kaubalaevade ründamist kiirkaatrite ja droonidega? Kui vastasid A10, siis patsuta endale õlale. Mis on selgelt üks mitmekülgsemaid lennukeid USA arsenalis, saadetakse samuti Hormuzi väina, kus on tulistanud Iraani kiirkaatreid täpselt samade 30 mm kahuritega, mida kasutati BMF-i baasi purustamiseks Iraagis. Kindral Dan Kane, kes on Ühendstaabi ülemate komitee esimees, kinnitas seda 19. märtsil, kui ta ütles: A10 Warthog lendab nüüd lõunarindel ja jahtib ning hävitab kiirrünnakualuseid Hormuzi väinas. Nüüd liituvad nende A10-dega ka Apache helikopterid, mis võimaldavad USA-l kasutada madalal kõrgusel tulejõudu Hormuzi väinas. A10 on selleks tööks ideaalne. See ehitati algselt maapealsete ja pinnal asuvate sihtmärkide, näiteks mehaniseeritud üksuste, lähidistantsilt hävitamiseks, et toetada maavägesid. Kiirpaatide ründamine Hormuzi väinas on sellest ülesandest veidi erinev, kuid siin on oluline see. A10 suudab lennata piisavalt madalal, et jõuda nende paatide kahurilaske kaugusesse ja seejärel saab need kiiresti purustada. Ja palju kuluefektiivsemalt kui hävituslennuk, mis peab jääma kõrgele ja saab nende paatide pihta tulistada ainult kalleid rakette. Nüüdseks on selge, et A10-st on saanud üks olulisemaid lennukeid, mis USA-l on, kui nad liiguvad operatsiooni Epic Fury järgmisse faasi. Aga siin on midagi hullumeelset. Paljud USA sõjaväes on juba aastaid kutsunud üles A10 pensionile saatmist.
ja nagu Defense One märgib, on mõned USAs väitnud, et A10 tuleks pensionile saata, et USA õhujõud saaksid keskenduda rohkem lennukitele, mis võimaldavad neil konkureerida Hiina ja Venemaaga. Ja sama väljaanne märgib isegi, et F-35, mis osutus oma vargvõimekuse tõttu väga tõhusaks operatsiooni Epic Fury algusaegadel, pakuti kunagi välja A10 otsese asendusena. Kuid kuna Ameerika A10 hävitavad Iraani relvarühmituste baase ja osutuvad väga tõhusaks Hormuzi väinas, peavad need kõhklused kindlasti vaibuma. Tegelikkus on see, et A10, hoolimata sellest, et see võeti kasutusele juba 1976 aastal, on endiselt äärmiselt tõhus lennuk, kui seda kasutatakse piirkonnas, kus USA on saavutanud õhuülekaalu. Just seda ongi Ameerika Iraanis saavutanud. Ja lähtudes iidsetest õhutõrjerelvadest, mida BMF üritas kasutada A10 vastu, mis ründas nende baasi Iraagis, ei ole USA-l õhutõrje osas eriti põhjust muretsemiseks, kui rünnatakse isoleeritud Iraagi relvarühmituste baase. A10 on lennuk, millel on surmav kahur ja mis suudab kanda kuni 7200 kilogrammi ehk 16 000 naela erinevat relvastust, sealhulgas pomme, nii juhitavaid kui ka juhitamatuid, rakette, valgusrakette ja peibutusvahendeid. Ja väljaanne National Interest lisab, et A10 pikk teenistusajalugu ning arvukad saavutused konfliktides alates 70-ndatest teevad sellest kõige edukama lennuki USA arsenalis. Muidugi, see on vana. See ei ole nii kiire kui paljud Ameerika hävituslennukid ning sellel puudub selline vargvõimekus nagu F-35 või B-2 pommitajal. Aga kui vastaseks on vaenlane, kellel on kas hävitatud õhutõrjevõrk nagu Iraanil või vähearenenud õhutõrje nagu BMF-il, siis on A10 endiselt väga võimekas lennuk. Ameerika A10 ei ole veel päris valmis erru minema. Nad on liiga hõivatud baaside hävitamise, kiirpaatide purustamise ja Iraanile ning tema relvarühmitustele tõestamisega, et lennukil, mida mõned on pidanud vananenuks, on veel küllaga elu sees. Muide, me mainisime varem, et Apache kopterid on liitunud A10-dega Hormuzi väinas ning need suurendavad madalal kõrgusel USA tulejõudu, mida kasutatakse Iraani kiirpaatide vastu. Need ründekopterid tabavad Iraani tugevalt Hellfire'i rakettide ja võimsate kettkahuritega ning need toovad väina palju rohkemat kui ainult need relvad. Vaata rohkem meie videost ja ära unusta tellida The Military Show'd, et sa ei jääks ilma ühestki meie Operation Epic Fury kajastusest.